Siit head nahka ei tule. Järvede ääres, mägede vahel. Andre, millest tõrge? Kalaiõli. Nii tullu läheb kalale. Harjuse rekordid purunevad kindlasti. Esimese viskega Harjus. Ma panin jope selga maha ja mõtles kohe mürgiga siin ei tee midagi. Rets. Mis kala on? Harjus või? Mõtted? Haug. Siuksed kohad. Vaal Harjuse poisid. Hakk punast. Ma ei saa kahlatust välja tulla, sääsed ründavad. Tavaline poiss siin meil. Midagi oli korraks. Kivi. Parast põrsas. On hea tunne saada sellist kala. Jube töö, ühe koha peal seismine on kõige raskem. Lõpuks oleme siin Norras ja hakkab jälle pihta. Pakime oma asja ja meid ootab ees pikim matk. Me ei tea, kuidas see läheb. Eks siis paistab. Selja ligi kõik patid. Telgi panin kohe sisse. See selja vastu, vaata. Kõige raskemad asjad peavad selja vastu saama. Panni ja patid. Anda palju õlut tuleb? Vähe, võtaks, jaksaks küll, aga ei mahu. Pole panna kogu. Mis asja, kurat? Kuhu ma panen? Kurat, vaata see plastmass see. Siit viskab pliit välja reis. Seda küll salaja viskaks pliidi välja. Teeks seal kohvri lahti. Oi! Siis teeme lõkkel õlle suppi. Poiss, tulge appi näiteks. Koit vaja selline. Ragnar, kus sa oled? Raks, õllad on vaja metsa viia. Tule õnnita. No nii, juubeliaasta, 10. aasta ja 7. reis. 2 aastat oli pausi. Hea tunne on tagasi olla. Aga seekord ei saa meilt midagi lihtsalt olema. Ees ootab meie rekordmatk. Uus kalakoht, ilus jõgi, palju järvi, palju lisajõgesid. Aga sinna on oma 20-25 kilomeetrit. Kaardi pealt on raske mõõta seda vahemaad, nii et õnneks kell ütleb mulle ära, palju kilomeetrit tuleb, aga loodame, et täna jõuame sinna kohale. Kell on 8 hommikul Eesti aja järgi, et eks siis paistab, kaua meil läheb. Siit head nahka ei tule. Ja nii see reis algas. Kotid asju täis, lõõmav päike taevas, sammusime mööda rada tundmatusse. Ragnar, sa ei tea, millest sa ilma jääd. Kõige hullem ei olegi, lihased hakkavad tööle saama, aga tuult ei ole, palav on ja sääsed. Oleks tuul, siis oleks neid sääski ka vähem ja jahutuks paremini. On nagu on. Palav on küll. Rada oli kivine ja esimene puhkepaus tuli meil kiirelt. Oppa, kui mõnus karasta. Vesi oli tõesti mõnusalt jahutav. Üks jõeületuskoht. Õnneks vesi on madal ja
ei ole midagi hullu. Paar korda on päris libe ja valus küll. Jalanõud tagasi jalga, väike hingetõmbepaus ja muudkui edasi. Naeratused olid nägudelt kadunud. Kes lubas hakata trenni tegema ja kes lubas hakata dieeti pidama. Kõigil meil oli raske. Nagu 4 eeslit raske koormaga sammusime mööda rada edasi. Aeg-ajalt vaatasime mobiilist kaarti ning kõigile sai selgeks see, et täna me soovitud kohta ei jõua. Plaan B, paneme laagri püsti poolele maale. Puts. Rohkem ei jõua. Paneme laagri siia püsti jõe äärde. 14,8 kilomeetrit ja 5 tundi põhimõtteliselt. Kotid on liiga rasked jälle, me igast manti täis, et aitab küll. Ja Ando, räägi, kus me oleme ja kuhu me minna tahame? Selles suhtes, et me ei tea, keegi me ei tea, kuhu me minna tahame. Ja kus me oleme, siis mina ei tea. Siin järvede ääres. Annes midagi lisada. Järvede ääres, mägede vahel, lambaid kitsi ei näe. Andre tahtis midagi öelda, ta just ütles. Vaata, ta on sitad hammastama. Raivo räägitud, et tähtsalt. Seis on selline, et mõtlesime, et oleme kõvad mehed. Paneme 25 kiltsa ühe päevaga, aga päris nii lihtne see pole. Täna siis umbes 15 kilomeetrit matkasime. Jõeni, kuhu tahame jõuda, on veel 10 kilomeetrit. Täna paneme kindlasti laagri siin püsti. Sööme kõud täis, vaatame, kus siin lähedal saame püüda ja siis mõtleme edasi, kuidas me sinna jõe äärde jõuame. Järvi oli ümberringi palju ning valituks osutus lähim. Kalavarustus kokku ning püüdma. Ilm oli tuuline ja ilus. Ütleks, et liigagi ilus. Päike oli soe ja isegi vesi oli Lapimaa kohta meeldivalt jahe. Loopisime, mis me loopisime, aga kala me isegi ei näinud. Annes, mis täna õhtusöögiks on? Liha. Bensimarinaadis. Kalaliha või? Kala tuleb homme. Aha, miks täna kala ei tule? Sa ei viitsinud väga püüda ja ma olen magamätta. Isegi Andre ei viitsinud täna püüda. Kala ei ole. Andre, millest tõrge? Kala ei ole. Kui see Ragnari käest järvedes ei ole kala, vanasti oli siuke reegel. Aga mis me homme teeme? Kala! Võib-olla. Me tahaks uhaad homme, me peame võtma vist alumiiniumpoti kaasa. Nii. On jah. Nagu võtki kaasa. Ainult 2 mahust. Heal päeval mahust 3, aga nagu ka mõtet ühte pärast teha. Labitus on nagu. Täna oli kohe siuke tunne, vaata, ei hakanud isegi GoPro'd pähe panema, vaata. Kui me läksime siia järvede järvede. Motivatsioon oli 0 või? Motivatsiooni korraks sai üles isegi. Gin näitab päris hästi. Jah. Suhkur. Sahhar. Kõhud täis ja magama. No tere hommikust. Eile oli päris ränk päev ja läksime
juba kell 8 õhtul magama ning nüüd on juba 10 tundi magatud ja mina ärkasin esimesena üles, et teised siin meil põõnevad. Aga ega täna ootab ka meid raske matk, muidugi kergema varustusega, enam meiegast hullu ei plaani panna, aga eks siis vaatab. Minul oli ka 2 villide all, nii et sain õelaga vaikselt katki tehtud vesi välja. Loodame, et täna on parem matkata. Aga näe, keegi juba mõmiseb siin telgis. Ja. Kuule, ma paneks kohvi vee keema, aga üks viga on. Ainult minu kohvitass on väljas. Te esinete nõrgalt mehed. Ära minu kohvitassiga küll vett keema pane. Plastmass. Ei no kurat, nalja võiks ikka teha. Ei no päriselt, ma mõtlesin, ma teen kohvi valmis, aga kuradi, kohvitassi ei ole. Nojah, ma teen ainult endale. Ja selles mõttes ma panen vee keema, et eks ta siis vaikselt ärgake. Peale hommikusööki tuli jälle asjad kokku pakkida. Seekord arvestasime 3 ööga. Ühest päevast ei väheks, tõmbame teise järgi. Siinkohal võib öelda, et kahlamisvarustusega ei ole mõistlik matkata. Aga me panime need kohe selga, et jõe äärde jõudes saaksime kohe püüdma hakata. Püüginälg oli ju kõigil suur ja mitu tundi hiljem jõe äärde jõudes saime lõpuks ka käe valgeks. Algus oli igatahes palju lubav. Siiski, kaardi pealt valitud laagrikohani oli meil vaja veel matkata mitu tundi. See oli kõigest üks lisajõgedest, mida mööda me edasi liikusime. Enam polnud rada, nüüd oli vaid maastik. Naljaga pooleks võib öelda, et mis te seal jõusaalis käite, tulge Lapimaale seiklema. Higi lendab lahti mitte samamoodi. Lõpuks jõudsime sihtkohta. Ilus suur jõgi. Tundub, et meid juba oodati. Sääski oli metsikult. Harjus võttis ka, aga tundub, et söögikalad saab siit kohe peale seda liivaluidet. Oleks forka, võib-olla võtaks ära, onju. Aga harjust vist pole vaja. Ohoh, ei olegi väike, kuule. See ilus see hari. Assa mait. Ohoh, ossa kurjam. Tahtsin seda vaadata. Oo, mingi sinakas värv. Ikka, mine siis. Laager püsti, kõhud täis, väike puhkus ning kalale. Ühesõnaga minul on küll, ma ei viitsi praegu vahetada, aga hea meelega paneks jemedama nii. Kellegi karu ei tule? Ma just mõtlesin, et läks näitsa vaadel ka siis. Praegu tunne. Salfika pakki tasub ikka võtta. Kuule, aga mingi paber tuleb ikka võtta, Kuule, paber peab ikka asja olema. See raks oli pidevalt kuskil kuradi. Päris vedeldes. Raks on meid. Külmkapi ehitamine. Davai. Teeme kõik 2 kala, loodus võtab ka oma kui vaja. Enne kui mul 3. tuleb tšarr, siis sellel ei ole enam küsimust.
siis ma vabastan esimese. Noh, mingid hullud läheb kalale. Kuule, aga päris hea, siis saab siin samas ujumas ka käia ju. Andre, kas täna teed sauna ka meile või? Kaevast oli külme. Jaa. Jõgi oli lai ja vesi suhteliselt soe Lapimaa kohta. Oh, tuleb! Ihu! Uhu! Uhuhu! Andrel on midagi otsas. Jaa, aga mitte elukala. Vaatame, kes ta kõigepealt on. Ossa. Harjus või? Jaa, aga parast põrsas. Jõhker. Jumala paistes. Oota, ära siple. Oot. Peale 20 kilomeetrist, 18 kilomeetrist rännakut on hea tunne saada sellist kala. Näpitsad on kahjuks kotis vist. Jube sisse võtavad, et siin on näpitsad, võid juba valmis panna. Harjuse rekordid purunevad kindlasti. Esimene kala. Ussoo, kui ilus. Harjusest. Tuju läheb juba heaks. Ongi harjust. Harjuseid tuli nii suuri kui väiksemaid. Teine kala. Ilus harjus. Oi, ilus selline. Vaatame, kas saame ta vabaks lasta. Kui Raivo ja Andre püüdsid Suurel jõel, siis vennad võtsid lisajõe ette. Seal oli jõgi kitsam ja kaldad lusased. Mul ka. Lootsime ka punast kala saada. Aga kala on kala. Peale 2 rasket matkapäeva teeb igasugune kalavõtt tuju rõõmsamaks ning süüa tahaks ju ka midagi. Võimalus kaaluga koti pärast, mul oli 870. Jätsin seisma ja siis võttis. Samasugune umbes. Harjus tuleb ilusti need suured, ilusad suured. Osa neelas. Tavaline poiss siin meil. Vähemalt see ei hoia ta millist kinni. Auga. Jah.
igast trikke teeb sinna. Mille võtame? Augi ka või? On ilus auk praegu. Olgu, teeme 8-8-15, proovin helistada. Ega meil ka ainult harjus tuleb, ega ma ei tea, mingi kalad on lõpuks ära korjata. Tšer! Kiire pilt ja tagasi ujuma. Tegelikult mul on tamiil liiga õhuke, et siin juba võiks panna vähe robustsema. Ujub ise siia. Ilus. Seal oli jah, kindlalt suur. No nii, sellest kärestikust forelli ei saa, haugi tuleb. Johha ei tiina. Kurat, laaneti anti, jos forelli püüda anti haugi. No nüüd tõmbab käima juba. Aga ei, tavaline suurus. Energiat oli lihtsalt. Pool kõdu käes, vahet. Jaa. Sellist asja pole juba, ma ei tea, mis ajast. Kurat. Naljakas, võta taha. Naljanumber. Sellist asja pole juba 10 aastat näinud. Jõekallastel olid sisse tallatud rajad ning ka mõned lõkkekohad. Mõtlesime, et kas tõesti käivad kalamehed siin ainult harjust püüdmas. Harjust, mis polegi teab, mis suurt mõõtu. Päris ilus. Ei ta väljagi tulla. Päris ilus, jah. No nii. 890 grammi. Ma püüan 9-ni ära, hakkan siit tagasi liikuma, proovin ühe kala vähemalt kaasa võtta. Praegu lasin ühe lahti 890 grammi. Läks vaatama, oli kun vaikselt tagasi. Midagi ilusat jälle.
6. Kilon harjus käes. Päris hea urg. Noh, mingid jäljed siin. Raivo, vaata, ennem jõe ääres näitasid nagu kaugemal, et seal mingi imelik liivakoht. Tulin nüüd seda vaatama, no selline asi vist küll ei saa ise tekkida. Kohati on ikka, ma ei tea, väga sügav ja järsud kaldad. Väga ilus. Käsi ära. Harjuse kohta saab paru surus. Nii. Opa. Nii. Opa. Lõppen. Laagris oli olukord hapu. Nimelt tuult polnud ning see tähendas ainult ühte asja. Sääski. Ja palju sääski. Aga tõesti, me pole vist mitte ühegi oma kalareisi jooksul ööbinud kohas, kus oleks nii palju sääski. See suurem on päris ilus. Mul on ka umbes sama. Ma ei tea, need putukad läksid päris kurjaks, teil ei olnud või? Ma panin jope selga, ma ei mõttes kohe mürgiga siin ei tee midagi. Raif on juba purjanud. Putukaid ei ole sul eriti siin. Käisid jah? Ma ei usu, see nii kaugele ei saanud minna. Seal on oksad ees ju siit, kui lähed. Putukatest lahti, kus vett võtsime. Ja siis natukene pesid pead, siis tundsid, et jälle putukad oli vaja jälle kütutada. Raivo kell näitas teise päeva vahetud läbimaks 28 kilomeetrit ja 33 000 sammu. Rets. Ma ei saa kahladest välja tulla, sääsed ründavad. Aga kuskil nägin. Selle harjuse, suurte harjuste kõhus oli puruvanasi jõhkralt. Aga nad on koos selle koos selle, mis see kambriga pand, niimoodi, et terve magu liiva ja igast prahti täis ja kõrsi. Ikka täitsa punnis oli. Süüa. Pärast praekala peale, päris hea peaks olema. Palju täna kiltsasi tuli, Raivo? Palju kilomeetrit tuli lõpuks? Täna või? Jah. Sain rääks. 28 komad oli millegagi. No. 5500 kilo kala. Õhtul tegime plaane juba järgmiseks päevaks ning sääskede pinina saatel läksime magama. Hommikused toimetused tehtud, valmistusime kalale minekuks.
jube töö, ühe koha peal seismine on kõige raskem. Eile oli vahetult läbimaks 28 kilomeetrit. Oleme siin suure Harjuse jõe ääres. Harjuse jõgi, sest me muud siit ei saanud. Aga täna lähme liigume veits ülesvoolu ja vaatame, mis seal toimub. Äkki saame forelli või midagi muud ka ilusat. Loodame parimat. Suundusime ülesvoolu, lootuses, et vesi on seal külmem ning äkki leidub seal ka mõni forell. Soovitan alati hoolikalt kaarti vaadata. Lapimaa on täis ATV radu, mida mööda on palju parem jalutada, kui lihtsalt niisama maastikul kõndida. No nii, lõpuks oleme tõotatud maal. Kas siit ka kala tuleb? No kurat. Kiire vool, liiga kiire vool. Mul ainult ei ole nii kiire voolu jaoks mõeldud. No midagi on. Ära ütle, päris hästi võitleb. Väike harjus. Aga see harjus, mis siin on, see on veel väiksem kui seal allpool. Ja mõni on ka ilus. Lapimaal on jõed nii puhtad, et te võite otse jõest vett juua. Andre otsustas ühe ilusa haugiga veidike mängida. Esimese viskega harjus. Mis kala on? Harjus või? Mõtet? Куда? Harjuse poisid, andke punast.
jälle külje pealt sees näiks. Raivo, su taivanokamüts. leidnud kaldat või? Siin nagu üleval pool. Siin üleval pool, aga täpselt valget värvi valitud, et päike ei kõrvetaks. Püüdsime ja püüdsime, aga punast kala me veel ei näinud. Kuigi jõgi oli juba kitsam ning kärestikulised kohad andsid selleks lootust. Edasi oli 2 varianti. Kas minna edasi ülesvoolu või suunduda otse suurele jõele, kus oli kaardi järgi 3 kärestikulist kohta. Aga enne istusime maha, nautisime ilusaid vaateid, sõime ning leidsime aega ka pildistamiseks. Ando, Annes ja Raivo liikusid otse suurele jõele. Andre suundus edasi ülesvoolu. Esimene kala. Kohe näeme, mis see on. Harjus Rais. No jälle esimene viseres. Midagi oli korraks. Kivi! Päris jurakas on. Enne veel, kui Andre jõudis jõe äärde, pidi ta läbi võsa minema. Need, kes on ise samasuguses võsas ragistanud, teavad, mida see tähendab. Ei või olla, ikka harjus. Appi, no jää paigale. Jõhker kui suured. Uudliin. Läks ära. Väike 40 kustel.
päris hea. jah, võib-olla on haug jälle. loodan midagi muud. ohoh. see ei taha tulla. kurat, ma loodan, et see ei ole haug. kui oligi haug. Landiga koos. vähemalt nägin ära, kes oli. Haug Nihkui ääres. Siukses kohas. No korralik poiss, 1,5 kiloni. Päike säras taevas ning ilm oli ilus. Jõgi oli ka ilus, ainult et punast kala polnud. Kõik need läbitud kilomeetrid harjuste pärast. Raival oli niigi jalg juba paistes matkamisest. Ando, tule kaaluga siia. Seda harjust ma tahan küll kaaluda. Tai. Ei ole. Ei ole. Sügavatest aukudest me pole kala saanud, kui aus olla. Jõudsime esimese kohani, mida kaardilt nägime. Väga palju lubav. Hannes püüdis seal oma 10–15 minutit, ennem kui edasi liikusime. Teine kärestik oli juba paarisaja meetri kaugusel. Väiksed paadid täis puutavad. Vestadega liigub edasi. Andre jõudis ka lõpuks ühe järve äärde, aga nagu meil ikka kombeks, 0.
järved on lihtsalt nii kapriissed. Sa pead sinna lihtsalt õigel ajal sattuma. Tagasi Suurele jõele ja teise kärestiku juurde, kus Hando võttis juba ühe söögikala välja. Ja ka kolmas kärestik ei olnud kaugel. Kui Hando ja Raivo olid oma õnged juba kokku pakkinud, siis õnneks Hannes otsustas ka seal proovida. Ning ennäe, ilus forell. Saad siia korradi? Et lubasin sulle 5 visata? Jah. Vist teen. Andre võttis ka suuna tagasi laagrisse. Ilmateade ei lubanud meile midagi ilusat. Oli vihma oodata. Õhtul saime head kalasuppi teha. Hommikul avastasime, et me polegi telgiga basseinis. Nimelt tuli vihma nii kõvasti, et me ei teadnud, kas jääme kuivaks või mitte. Kala ei ole, aga või sa jääme. Pakkisime oma laagri kokku ning matkasime tagasi esimesse laagri kohta. Täna oli viimane ilus ilm. Edasi näitas vaid vihma. Ning etteruttavalt võib öelda, et tagasi bussi juurde jõudsime peaaegu kuivana. Vahetult enne hakkas sadama. Kuulame seda kõva. Aitäh vaatamast ning kohtume juba meie järgmistes seiklustes. Walk like I built this town. Still